Erakorralist arstiabi otsib 44-aastane meespatsient, kellel umbes veerand tundi tagasi juhtus intsident kodukoeraga. Patsient sai puremishaavad parema küünarvarre distaalse osa piirkonda. Näeme 3 haava. Üks neist on hirevil servadega, haavast on väljunud nahaalune rasvkude ja ka esineb haav siis dorsaalpinnal ning ka mediaalosas. Hindame tentoneurovaskulaarset defitsiiti. Palun liigutage praegu sõrmi. Nii, sõrmede jõudlus pigistage ka rusikat. Normaalne. Mingit nahatundlikkushäiret kuskilt ei ole. Et puudutust tunnete. Ja. Kena, õnneks puudub tentoneurovaskulaarne defitsiit. Tegemist on kodukoeraga ning koer on ilmselt vaktsineeritud ja metsloomadega mingit kokkupuudet ei tea, et oleks. No, ei tea jah, et oleks. Okei, mingit tavatut käitumist ei ole märganud. Okei. Nii, meie eesmärk on haava desinfektsioon ning kuna see on hirevil servadega, siis teostame ka selle lõdva suturatsiooni ühe pistega. Kõigepealt füsioloogilise lahusega puutumine. Kasutame selleks nõela, mis on asetatud korgist läbi. Nii, teostame ka tuimestava süsti lihtsalt. See suurendab patsiendil protseduuri komforti. Nüüd on nahatorge. Ootame paarkümmend sekundit. Haavast väljunud rasvkoe osis kuulub resetseerimisele niimoodi ja saame asetada suturatsiooni. Kindlasti teeme patsiendile ka difteeria teetanuse kaitsesüsti. Lõdvalt lähendame haavaservad. Hammustushaavasid ei suleta traditsiooniliselt võrreldes lõikehaavadega. Infektsiooni risk on suurem ning peab olema tagatud eriti selle vaba väljapääs. Aga piisav on lõdv lähendamine. Asetame siia pronomitoon salv sideme 3 haavale peale. Steriilsest pakendist võtame siis marli 10x10 tampoonid, pronomitoon salv side. Ja asetame selle siia peale ning ka vaatame teise poole leiu niimoodi ja ka siia siis asetame
salv sideme. Selle fikseerime siis sidemega. Nii. Valus praegu ei ole mingit. Noh, üks ta ikka tuim valu on ikka sees. Lihtsalt erakordselt ei ole. Kena, aga nüüd homme siis tuleks haav lahti võtta, loputada ja siis jälle side peale. Leian ka siis saljusidet. Annan sidet kaasa ja siis nüüd haava lapikesed siis saab kodus niimoodi toimetada. Nii. Ja kui haavad valutavad, siis valuvaigesti. Paratsetamool 2 tabletti 3 korda päevas on kõige käepärasem ja kõige ohutum. Aga et õlavarre välispinnale difteeria teetanuse süst. Nii, ongi tehtud. Kuidas? See peab midagi, mis see on? Ma arvan ka, räägi kõigile, et see ei ole midagi. Tubli, aga annan siis sidet ja salvi koju kaasa, et siis saad tohterdada ja kunagi nädala pärast siis tule niite välja võtma. Aga tänaseks siis saame lõpetada. Perearsti vastuvõtul on taas 44-aastane meespatsient, kes pöördus nädala eest parema küünarvarre hammustus haavade tõttu. Siin on neist kõige suurem haav, mille servasid lähendasime. Vaatame ka teisi haavasid. See on kena ja siis ka see 3. haav on ka hästi paranenud, et esinevad normaalsed koorikad. Nii, aga täna on aeg siis eemaldada suturatsioon sellelt haavalt. Kuidas on haiguskulg haavade osas olnud see nädal aega? Normaalne. Kena. Kuidas koera käitumine on? Saame sõbralikult läbi. Mingeid muret tekitavaid sümptome ei ole? Ei ole. Selge, et seda peab ka natukene hindama, et see oli siis rohkem niimoodi stressisituatsioon loomal, kui ta otsustas niimoodi teha. Jep. Nii, aga vaikselt sikutame pikemast otsast ja nüüd on eemaldatud ja see koorik langeb siin paari päeva jooksul ise ära, et panen siia ka sellise kuiva sideme peale. Nii, ja saame sellega siis teie raviloo lõpetada ja natukene õppida sellest siis järgmiseks korraks, et sellist asja siis
ei korduks ja annate siis teistele koeraomanikele ka nõu, et kuidas asi kõik juhtus ja mida saab teha, et seda siis vältida tulevikus. Tubli. aitäh. Kõike head.